Tere tulemast minu kanalile Taro Peegeldus. On aeg vaadata üle, mida kaardid räägivad meile uueks algavaks nädalaks. Seekord tuleb see video natukene hilinemisega, aga parem hilja kui mitte kunagi, nagu öeldakse. Ja hakkame siis vaatama, mida kaardid meile räägivad selleks uueks nädalaks, mis soovitusi nad meile annavad ja mida nad peegeldavad. Ja tuletan meelde, et see on selline üldine kollektiivne lugemine, et kõik need sõnumid, mis siit kaartidelt tulevad, need ei pruugi sinuga resoneeruda ja loomulikult ei saagi. Aga minu eesmärk selle kanaliga siin on mitte siis ennustada, vaid anda läbi nende kaartide sellist juhatust ja selgust ja justkui sellist valgust. Ja kui kasvõi üks inimene siit nendest kaardisõnumitest leiab enda jaoks midagi ja see aitab teda ja viib edasi, siis minu missioon on siin täidetud. See ongi minu eesmärk. Ja kui sa soovid vaadata isiklikult, mida kaardid peegeldavad sulle ja soovid kaartidelt juhatust, siis saad mulle kirjutada. Minu kontakt on siin video all olemas. Ja aitäh, kes seda on juba teinud. Olen väga tänulik teile, et te olete mind usaldanud. Ja hakkame siis vaatama, mida see algav uus nädal meile toob. Tuletan veel meelde seda, et sina oled ise oma elu looja. Sina lood oma elu iga päev oma mõtete, oma tunnete, oma käitumismustritega, oma valikutega ja oma sagedusega. Kui sa oled õiges sageduses, siis sa tõmbad oma ellu seda, mida sa soovid ja mida sa tahad. Ja kui sa oled seal selles madalas sageduses, siis elu paraku ei peegelda sulle seda, mida sa soovid. Tegelikult nii lihtne see ongi. Sa saad seda, mida sa oled, sõna otseses mõttes. Sa saad seda, mida sa vibreerid. Mis sagedusel sa oled. Sellised mõtted siia. Aga hakkame siis vaatama, mis lugu meile need kaardid siin sellel uuel nädalal räägivad. Ja esimene kaart siin on mõõkade 2. Ja mõõkade 2 on selline valikute ees seismine. Ja siin on ka sellist sisemist kahtlust ja ebakindlust. Ja sellist nagu justkui lõksus olemist, et siin pildil on ka väga ilusti nagu kujutatud see justkui lõksus olev naine. Et sa justkui ei pruugi näha veel seda õiget tee otsa. Ja see kaart ütlebki selleks nädalaks seda, et kuula oma sisemist häält, et kui sul on vaja teha mingisuguseid otsuseid või valikuid. Et kuula enda sellist sisemist häält. Ja ära lase välisel end survestada. Ja ära lase hirmudel end takistada.
võta aeg maha ja ära tee ka selliseid rutakaid otsuseid. Ja tee endale selgeks, mida sa tegelikult soovid ja vajad. Ja järgmine kaart siin kohe on mõõkade kuninganna. Selline selge mõtlemine ja ratsionaalne lähenemine ja emotsionaalselt tasakaalukas. See kaart aitab sul näha olukorda objektiivselt ja käituda õiglaselt. Ja mis sõnum siit tuleb, ongi see, kui sa tunned segadust, mis tuli selle esimese kaardiga välja, siis püüa oma pea hoida selge ja ära lase emotsioonidel oma otsuseid mõjutada. Kui vaja, siis kirjuta üles kas või plussid ja miinused, kui sul on vaja teha mingisugune otsus või valik. Ja ole selline avameelne suhtlemisel. Ja seisa enda eest. Ja soovitus selleks nädalaks, et väldi sellist liigset emotsionaalset reageerimist või ülereageerimist. Siin on kohe 3 mõõkade kaarti järjest, et siin nüüd tuleb edasi mõõkade 8. See on ka selliste piirangute kaart. Et võid tunda siin samuti end justkui nagu lõksus. See võib olla, see tunne võib olla sul peas, et sa oled justkui lõksus. Mingisugused hirmud, kahtlused, kõhklused võivad sul olla siin peas. Ja see kaart kutsubki teadlikult teadvustama oma mõttemustreid ja vabastama neid. See kaart kutsubki vaatama enda sisse, et mis sind päriselt kinni hoiab ja mis sind piirab, mis sind hoiab lõksus. Kas need on mingid negatiivsed uskumused või mingid alateadlikud hirmud. Ja räägi nendest oma muredest või hirmudest kellegi usaldusväärse inimesega, kui sul on see võimalus. Ja järgmisena siin on müntide 5. Müntide 5 on selline ka natuke raske energiaga kaart, et selline kaotus või hetkeline selline justkui kitsikus või ebakindlus või tunned end üksikuna. Siin kaardil on ka naine üksi, aga samas tal on siin selja taga võti, mis avab selle ukse siin, aga ta ei näe seda võtit justkui, ta ei näe seda võimalust. Võib-olla sa siis sellel nädalal võid tunda siin sellist raskemat energiat või siis mingisugust sellist rahalist kitsikust või puudust või ebakindlust.
aga see kaart ütleb ka seda, et see ei ole selline, kuidas ma siis ütlen, nagu lõplik see energia, mis siin kaardil on. ja sa justkui ei näe seda, mis on tulemas. ja soovitus, kaardi soovitus. ole avatud abi vastu võtma. ja märka, mis sul on juba olemas. ja hoolitse enda eest ja hoia end. ja proovi hoida oma seda, vabandust, oma seda sagedust kõrgel. et millest ma ennem siin video alguses rääkisin, et see sageduse hoidmine on see, mis loob sinu elu. ja selle rea lõpetab on siin kaariku kaart. kaarik on selline jõud, tahtejõud ja edasiliikumine. et kui need esimesed 4 kaarti olid siin sellised natukene raskema ja keerulisema energiaga, siis see 5. kaart siin, selle rea viimane, on juba selline väga hea energiaga ja see on ka suure arkaani kaart, et suur arkaan on alati selline, no ta tähistab selliseid suuremaid asju elus. et see kaart soovitabki sul võtta need ohjad, enda elu ohjad siis enda kätte ja hakka enda elu ise juhtima, ära lase juhtida end nendel hirmudel ja segadusel, nendel kõhklustel ja kahklustel, mis siin nende esimeste kaartidega välja tulid. ja usalda oma võimeid. sul on jõudu nende kõikide takistustega toime tulla. et see kaart on siin praegu väga hea sõnumiga siin nende esimese 4 kaardi lõpuks siis. ja selle kaardi soovitus on ka see, et kui sul on siin mingi valik vaja teha, et siis tee see lihtsalt ära, mine nendest hirmudest ja kahtlustest läbi. ja teine rida alustab siin kohe maailmakaardiga. ja maailm on selline lõpp, justkui mingi asja või millegi täitumine. ja sellise uue tsükli algus. soovitus selleks nädalaks: tähista enda saavutusi ja ole tänulik selle eest, mis sul juba on ja mida sa saavutanud oled. ja ole valmis vastu võtma neid uusi võimalusi ja väljakutseid ja otsuseid, mis sul tuli siin nende esimeste kaartidega välja. et selle kaardiga on hea aeg paika panna uued eesmärgid. selle nädala soovitus siis on sulle siin: pane paika endale uued eesmärgid, mida sa tahad siin tulevikus saavutada või millest sa siin mõelnud oled.
ja kohe järgmisena on siin narri kaart ja narr on selline samuti uute alguste kaart ja selline vabaduse sümbol ka. narri kaart julgustab sind olema avatud, kutsub sind seiklema ja kutsub sind seiklema isegi siis, kui see uus tee tundub selline ebakindel või teadmata, et mis see endaga kaasa toob. ja soovitus selleks nädalaks: lase nendest hirmudest lahti ja ära karda riskida. ja ole uudishimulik. anna endale võimalus õppida ja kogeda uusi asju. ja usu, et elu toob sulle just seda, mida sa hetkel vajad. ja siis on siin karikate kuus. see on selline nostalgia ja selliste soojade mälestuste kaart. võib-olla sul tuleb siin sellel nädalal mingisugune suhtlemine vanade sõpradega või siis sa meenutad mingit sellist õnnelikku aega oma elus, oma minevikus. see on selline rõõmu ja südamesoojuse kaart. ja see kaart kutsubki, et võta aega oma lähedastega suhtlemiseks. ja samuti see kaart võib tuua ka sellist sisemist rahu ja südamesoojust. siin kaardil on näidatud ka, et sellised koerad ja koer sümboliseerib ju ka sõprust ja sellist truudust ja selline väga ilus ja soojade emotsioonidega kaart. et see nädal võib tuua sulle sellist rõõmu ja südamesoojust. ja siis on siin müntide kaks. müntide kaks on selline tasakaalu leidmise ja muutuste kohanemise kaart. et sellel nädalal sul võib tulla vajadus leida selline tasakaal erinevate kohustuste vahel või tegevuste vahel. selline paindlikkus ja kiire kohanemisvõime on olulised sellel nädalal. ja püüa siis hoida oma meelerahu ja ole valmis end kiiresti ümber lülitama. et ma tean, et mõnel inimesel on väga keeruline seda teha, aga teisel on jälle seda kergem teha. ja ära lase siis stressil end murda, et leia see tasakaal töö ja puhkuse ja oma isikliku elu vahel on selle kaardi nädala soovitus. ja viimane kaart on müntide 10. see on mu üks lemmikuid kaarte siin selles kaardipakis, sellepärast et siin on lihtsalt nii ilusti esindatud perekond, lapsed, koer, justkui nagu kõike on külluses siin. see kaardi emotsioon on kuidagi niivõrd selline
hea. ja müntide 10 on sellise stabiilsuse ja külluse ja pikaajalise heaolu kaart. selline kodu ja perekonnakaart ja sellised materiaalsed saavutused. Selle kaardi sõnum siin selleks nädalaks, et keskendu oma pikaajalistele eesmärkidele, nagu ma siin ennem ka rääkisin, et sellel nädalal on hea omal seada uusi eesmärke. ja see kaart samuti soovitab seda teha ja keskendu suhetele, perele, pere heaolule ja suhete hoidmisele. ja ole tänulik selle eest, mis sul juba on. tänulikkus loob seda kõrget sagedust. investeeri oma tulevikku ja investeeri siis läbi suhete hoidmise. investeeri suhetesse, perekonda. ja kui võtta veel, panna see nii-öelda kaartide sõnum siin sellisesse maisesse keelde, siis see nädal võib tuua sellise selge lõksust vabanemise ja uue alguse teekonna. et jah, sa võid olla siin mingisuguse kahe suure otsuse vahel. see võib olla näiteks kas tööga seotud või isiklikes suhetes mingisugune järgmine etapp. ja selle mõõkade kuningannaga võib tulla siin vestlus kellegi targema naisterahvaga või otsekohesema inimesega, kes sul aitab näha asju justkui kainemalt. ja jah, sa võid tunda end siin kuidagi piiratud või justkui puuduses. selle müntide 5-ga tuli see puudus. aga selle kaariku kaardiga tuleb see sõnum, et sa lahendad selle olukorra väga kiirelt ja enda kasuks. ja mingi oluline tsükli lõpp võib sellel nädalaga kellelgi siin tulla. see tuli selle maailmakaardiga välja. võib laheneda kellelgi siin mingi pikalt veninud teema või võib valmis saada mingi suurem projekt. ja jah, selle narrikaardiga võib tulla siis mingisugune uus algus, mingi uus pakkumine või siis mingi ootamatu idee. või sul tekib tunne, et sa tahad proovida midagi täiesti uut. ma ei tea, midagi, mida sa varem teinud ei ole. mingi uus hobi või mis iganes see võib siis olla. või kas või ka uus tööprojekt. ja see karikate 6 siin, et võib tulla keegi minevikust või saad kokku kellegiga, kes on vana ja hea tuttav sõber sul.
kas vana sõbra või sõbrannaga kohvi joomine või mingisugune selline soe kohtumine kellegiga minevikust. ja jah, ja nädala jooksul sa võid tunda siin, et sa justkui pead siin žongleerima nagu see naine siin pildil mingisuguste kohustuste või oma asjade vahel, mis sul siin igapäevaelus on. Pead leidma justkui sellise tasakaalu. Aga nädal lõpeb siis väga ilusa positiivse sõnumiga. Et sa justkui tunned, et kõik on nagu justkui paigas. Või miski saab nagu sellise kindlama aluse. Või sa tunned lihtsalt, et sa oled justkui oma elus sellises turvalises ja stabiilses punktis, et sa võid sellel nädalal avastada selle. Aga vaatame veel, et mis sõnum tahab tulla sageduse kaardipakist selleks nädalaks. Ja ma segan siin natukene neid kaarte. Vaatame, mis sõnum, kohe niimoodi hüppaski kaardipakist välja ja tuli üks minu lemmikuid kaarte. Mul on selle kaardiga üks väga oluline teema. Aga selle kaardi sõnum siis, ma loen siit selle väikese sõnumi, mis siin on. Rubiin päikese DNA. Ma olen rubiin päikese kraali igavene leek. Ma kannan indigo kraali liini iidseid vereliine, hübriidset teemant päikese DNA-d, mis sündis erinevate geneetiliste liinide pühast liitumisest. Ja mis sõnumit see rubiin päikese DNA siis selleks nädalaks tahab meile öelda? See on selline sisemise päikese energia. Sinu sees on sellel nädalal selline tugev jõud ja energia. Sa võid tunda, et sellel nädalal sind juhivad korraga nii selline südamekirg kui ka selgus, mis paneb sind tegema õigeid otsuseid. Ja see kaart kutsub väärtustama iseennast ja oma päritolu. Sa võid siin sellel nädalal kogeda sellist enesekindlust, inspiratsiooni luua midagi, mis peegeldab sinu tõelist olemust. Et sa võid siin teha otsuse sellel nädalal või mingisuguse sammu oma südame järgi ja see kaart kutsubki seda tegema. Ja see kaart kutsubki sind ka enda seda sisemist valgust, päikest jagama, et räägi ja jaga oma ideid, inspireeri teisi. Ja luba endal särada. Ja tee midagi sellel nädalal, mis paneb su selle sisemise päikese, sisemise südame põlema.
see nädal on aeg olla oma elu looja. sära ja inspireeri teisi. pane tähele neid hetki, mil sa tunned, et su süda justkui põksub kiiremini. see on see märk, et sa liigud sellel õigel rajal, oma tõelisel rajal. ja sa ei ole ainult oma mineviku peegel, vaid ka tuleviku ehitaja. vot selline sõnum tuli siia selleks nädalaks. kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu. ja kui sa ei ole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis kutsun sind seda tegema. vajuta kellukese nuppu. ja soovin sulle ilusat algavat uut nädalat ja katsu leida see tasakaal endas. nagu öeldakse, tasakaal on kõige alus, tasakaal on võti. aga mina tänan ja kohtume juba järgmises videos.